Tere kõigile, tere tulemast Tiiu Tara kanalile. Käesolev video on nädala energia. Vaata, mida toob siis nädal 23. kuni 29. märts kõigile meile, mis on meie ellu tulemas. Tegemist on siis kollektiivse lugemisega. Mul on valmis pandud siia 7 kaarti ja see nädal tulid nagu mingi boonuskaardid ka. Need lihtsalt lendasid nagu kaardipakist välja. Need 2 tükki siin, kui ma neid kaarte siis selleks nädalaks segasin. Et need 7 kaarti sa võid võtta kui nädalapäevi, aga sa võid ka endale siit sellest videost kaasa noppida siis sinuga haakuvad olulised siis teemad või sõnumid, ja nädala energia lõpus on meil alati toimumas ka mäng, siit saad endale vastused siis 3 küsimusele, milline tähemärk on sinu jaoks sellel nädalal tähtis, milline nädalapäev on sinu jaoks sellel nädalal tähtis ja jah või ei küsimustele ka siis vastused saab ja siin video all kirjelduses on olemas ka siis ajamärgid, et saad sinna klikata ja video lähebki kohe automaatselt hüppab sinu siis selle mängu juurde või selle lugemise alguse juurde, et sa ei pea ise kuskilt siis hakkama otsima. Enne veel, kui ma alustan, ma tahan jällegi öelda suur tänu kõigile, kes on hakanud Tiiu Tara YouTube'i kanalit jälgima, on pannud videole laigi kommentaarides, mulle ka andnud märku, kui midagi on hästi täppi läinud või sobinud või meeldinud, ja tänan ka kõiki, kes on külastanud tiiutarat.ee kodulehte. Seal on väga palju erinevaid lugemisi, on neid tööteemal, raha teemal, mida toob kevad, märts, aprill, mai, mida toob aastaring meile, et seal on justkui nagu kõike, et aitäh kõigile, kes on ka neid videosid seal siis soetanud ja vaadanud. Me lähme nüüd siis nädala energiat juurde. Me alustame mõõkade 8 õigetpidi, mõõkade äss õigetpidi, üli nagu vastandid kaardid, karikate 6 tagurpidi, sauade kuninganna õigetpidi, maailm, vau, karikate 2 ja sauade 8 tagurpidi ja need boonuskaardid ja need lisakaardid, mis siis lendasid välja, nad kahekesi koos niimoodi nagu tulid. Meil on siis müntide äss ja müntide 10. Mega head kaardid ka veel meile lisaks siia sellistesse põnevatesse karjääri energiatesse siia lõppu ka veel. Ehk siis põnev karjäär, mida ma selle all mõtlen, meil on maailm ja sauade kuninganna kahekesi koos, käsi käes, üheskoos siin tulnud välja, mõlemad õiget pidi ka veel. Et maailmakaart on suur karjäärialane kordaminek, võib-olla ka uus töökoht neile, kes seda otsivad. Müntides tähendab ka palju raha, uut töökohta. Müntide 10 tähendab ka veel palju raha ja uut paremat töökohta või suuremat sissetulekut, suuremat palka. Väga-väga nagu sellised mega karjääri arengut siis energiat on meil natuke siin õhus, on ju. Et kes on tundnud nagu sellist, et sa seisad ühe koha peal paigal või sul on nagu hirm või nagu ebastabiilsuse või nagu rahaasjade pärast, eks ole. Et sul hakkab nagu siin paika loksuma see asi ja väga-väga ilusasti ja võib-olla isegi tasub selles. Sauade kuninganna on alati nagu selline enesehinnangu tõstmine, et meil tasub nagu tunda, kuidas me oleme ikkagi väärt nagu parimat, et me ei lepiks mingi mõttetute pakkumistega, et me tahaksime endale ikka unistuste töökohta ja nagu unistuste suunas elus nagu edasi liikuda ja tihti selleks piiriks on see eneseväärtus või enesekindlus, et ma ikka ei oska ja ma ikka ei saa ja ma olen ikka liiga vana ja kuidas nüüd ikka ma saan ja et ta natukene räägib ka meie enesehinnangust, eks ole. Et see võib olla takistuseks ka nagu karjäärialaselt või rahaliselt nagu edasi arenemas, et selline sõnum, aga me alustame algusest, meil on mõõkade 8 ja mõõkade äss ülivastandid, sest mõõkade 8 on selline kaart, et ma ei tea, kes ma olen ja mis ma teen ja issand jumal, mu elus seisab kõik nii paigal, ma olen siin piiratud, ma olen nii kinni ühes kohas, ma ei oska edasi liikuda, ma ei oska ühtegi vastust nagu endale leidma, analüüsin, et kas ma pean tööd vahetama, äkki ma pean kolima, mis mu suhtes saab, issand jumal, ja me keetrame selles mõõkade 8. Mis on järgi tulemas, on mõõkade äss, see on see aga kuidas ma varem selle peale ei tulnud? Ma saan ju nii teha, ma saan ju seda teha, eks ole. Et see on hästi huvitav, et mõõkade 8 on hästi ülemõtlev ja sassis ja segane kaart ja mõõkade 2 on üliselge kaart, üliklaar ja need mõõgad räägivad meie ajust ja meie mõtlemisest, aga ka pakkumistest ja ärist ja võib-olla lahendustest ja informatsiooni liikumisest, eks ole. Ja mõõkade 8 ma ütlen niimoodi, kui sa tunned, et su elu seisab paigal, ära mõtle, hakka tegema. Mine jaluta uues kohas, mine uude trenni, tee uut toitu näiteks, mine võtta endale uus hobi, räägi sõbraga, kellega sa ei ole ammu rääkinud, et kui sa nagu füüsiliselt liigutad ennast uude kohta, füüsiliselt su keha teeb midagi uut ja füüsiliselt su silmad näevad nagu midagi uut keskkonna nagu vahetust, siis hakkavad asjad ka liikuma, et mõõkade 8 kõige parem lahendus sassis ja segasele või paigal seisvale elule on käärida käised ülesse ja teha, mitte
mitte enam nagu mõelda, eks ole, mitte enam nagu analüüsida kõike, kas on ikka õige, äkki ma lähen ikka sinna, ma hullult nagu jääme sinna analüüsi nagu paralüüsi kinni. Et see halvab meid. Teine asi, mõõkade 8, mõnikord indikeerib nagu suhteid või olukordasid meie elus, kus on tõesti nagu küsimärgid pea kohal. Miks see inimene järsku meiega tülli läks? Miks ta niimoodi käitus? Miks ma nagu proovisin sinna tööle saada, siis mind ei võetud näiteks, on ju. Et meil on nagu mingid sellised küsimused on õhus, energia justkui nagu ripub õhus, ühtegi vastust ega lahendust ei saa. Eks ole, ja siis mõõkade 8 ütleb meile seda, et kui sa tunned, et sa oled sellises kohas, siis pane see asi täiesti kõrvale, ära üldse mõtlegi selle peale, unusta ära, eks ole, saa see enda süsteemist energiast nagu välja, vii fookus mujale, tegele muude asjadega, mine jaluta kuskil metsas, eks ole, et ta nagu kuidagi soovib meie nagu sellise nagu, et soovib meid eemaldada sellest olukorrast mentaalselt, et me ei istuks selle asja nagu otsas, sest siis see nagu seisab kinni. Ja kohe, kui me liikuma hakkame, siis hakkab see olukord ka lahenema ja liikuma. Ja vastused sulle tulevad. Et kui sul ongi see miks, siis järgi sul on tulemas mõõkade äss, mis vastab sulle? Sellepärast, et ta oli selline, tema tegi nii, sellepärast, et ta hakkab meile vastama, eks ole, ja mõõkade äss on täielik selgus ja täielik klaarsus. Sa saad vastused oma küsimusele, et kui sa kandideerisid kuskile tööle, sind ei võetud, sa saad hoopis parema pakkumise niikuinii mõõkade ässas, eks ole, ta on ka lepingu allkirjastamine, on ju, et kui meil on mingi sõber käitunud imelikult, siis kas tema ise tuleb, räägib midagi sulle välja või siis keegi teine räägib tema kohta, et sa saad nagu mingisugust informatsiooni. Võib-olla sa kogemata kuskil sotsmeedias või internetis näed seda õiget infot, mis sinuni peabki nagu jõudma. See võib olla mingi tööpakkumine, see võib olla, et keegi kommenteerib midagi, siis sa näed, okei, paned pildi kokku lõpuks, on ju. Sest mõõkade äss on nagu siuke heureka hetk. Et ma ei tulnudki varem selle peale, et see on hoopis niimoodi ja ta tegi hoopis niimoodi ja ma saan hoopis niimoodi. Vaata, see on selline nagu võidukas kordaminek. Ja ka võitudest rääkides mõõkade äss on võit, et kellel on pooleli mingid vaidlused ja taidlused, igast kohtuvaidlused ja varade jagamised ja sõbraga mingid vaidlused ja igasugused nagu sellised teemad, jagelused nii-öelda, siis mõõkade äss tähendab nagu võitu, et kas sulle antakse mingit head infot, kuskilt sa leiad sellise hea infokillu ja siis üles, mis aitab sul nagu selle lahenduse leida või siis sina nagu võidad. Aga see on seotud nagu informatsiooni leidmisega või vahetamisega, et mõõkade ässas mõnikord keegi lobiseb meile välja midagi, mõnikord keegi kogemata annab head nõu. Äkki meelega annab head nõu, eks ole, sõber ütleb, et kuuled, et ma nägin sellist töökuulutust, et sulle nii sobiks. Või et oi, et kuuled, ma nägin, et selline koolitus või mingi online kursus sulle täiega sobiks. Vaata, et mõnikord tuleb ka info niimoodi meieni. Mõnikord mõõkade ässast tuleb see nagu välk lagi pähe. Et mingisugune, see on tegelikult meie enda hing ja ka meie siis universum ja teejuhid, kes meiega nagu räägivad meie ümber ja nad ütlevad, et tee nii, mine sinna, hakkavad meile kas siis juhatust pakkuma või et märke andma. Võib-olla sa näed teatud loomasümbolid või teatud kujundit või teatud numbrit või sulge või mis sinu jaoks on nagu tähtis ja oluline. Ja kui sa seda näed, siis pane tähele, millele sa just mõtlesid. Sest millele sa mõtlesid, see märk on nagu kinnitus sellele sinu nagu sisetundele või et mõttemaailmale. Ja ka universum meiega niimoodi nagu räägib. Ja kui sa leiad ennast see nädal mõtlemas, et kas see oli nagu märk mulle või ma lihtsalt nagu fantaseerin praegu, kujutan ette seda, siis mõõkade äss on alati nagu märk, et jah, see oli märk, et jah, see oli oluline info ja see oli kõige parem ja kõige kiirem viis, kuidas sulle seda nagu edastada. Eks ole, et ära alahinda nagu seda siis jõudu ja võimu, ja sa otsustad ka päris hästi, et mõõkade äss on selline otsustuskindel ja enesekindel nagu kärts, tuleb info, näiteks äge kursus, rega ennast kohe ära, davai, kirjutad alla, lähed edasi, eks ole, et ärme jää nagu kuidagi jällegi sinna ülemõtlevasse siis energiasse, et mõõkade 8 on kerge sinna nagu vajuda. Ja aga kui ma praegu ikka lähen ja kulutan nagu selle raha, et äkki ma nagu pärast ei saa ja äkki mul ei ole aega üldse seda nagu õppida ja pärast äkki see ei annagi mitte midagi. Ja siis me hakkame jälle niimoodi nagu üle mõtlema, eks ole, et kui sa sinna selguse hetke juba nagu jõuad, siis ära sealt nagu ära vaju, eks ole, siis tuleb hakata otsustama ja tegema ja liigutama, on ju. Siis me lähme edasi, meil on karikate 6 tagurpidi. See on õnnelik kaart. Karikate 6 tähendab seda, tagurpidi on ta palju parem kui õigetpidi, et me saame mingist vanast emotsioonist välja.
pettumus, kurbus, enesehaletsus, vaene mina, mul ikka ei läinud nii hästi, miks kõik minu ümber kaob ja nüüd ikka läks nii halvasti. Vaata, me saame natuke sellest emotsioonist välja. Meie ellu hakkavad tulema olukorrad, suhted, inimesed, mis tekitavad meis ka rohkem rõõmu ja elevuse tunnet. Et emotsionaalselt on ta hästi nagu selline sõnum, et enda õnnetunde leiad sa tulevikust, mitte minevikust. Ja ka karikate kuuega mõnikord, kellel on siuke déjà vu pidevalt nagu suhetes, et need mingid eksid roomavad kivi alt välja või sa nagu armud uude inimesse, ikka mingi sama teema ja sama tüli ja sama nagu tulemus. Sul on tunnet kogu aeg on mingi nõiaring, ei saagi nagu kuidagi sealt välja. Siis nüüd on hea uudis sulle karikate kuus tagurpidi, et sa saad sealt välja. Ja miks me saame välja on see, et me lõpetame mingite illusioonide loomise, õhulosside ehitamise, me võtame roosad prillid silme eest ära, me hakkame reaalselt vaatama, kas see inimene on tegelikult hea, kas ta kohtleb mind hästi, miks ma lasin ennast niimoodi kohelda, miks see suhe niimoodi läks, miks ma üldse seda tegin, et me hakkame nagu reaalselt endale otsa vaatama enda nagu käitumisele ja siis me saame aru, et me nagu fantaseerime ilusamaks midagi, mis tegelikult üldse võib-olla ei olnudki nii ilus. Ja see on selline kainestav nagu sahmakas külma vett krae vahele. Mõnikord on see väga hea meile, eks ole, et me ise olemegi jahmatunud, et miks ma olin sellises mõttetus kohas, et me nagu, et see mõõkatähest toob nagu selle selguse ja nagu aju mõttes, eks ole, info jõuab lõpuks nagu meile kohale ja karikate kuus tagurpidi toetab nagu emotsionaalselt meid. Me oleme õnnelikumad, rahulikumad, me ei ole kuskil kinni, me ei igatse mingid vanu häid aegu, me ei võta mõttetut suhet või eksi endale enam nagu tagasi, et me liigume nagu hästi emotsionaalselt ka nagu edasi. Alternatiivselt karikate kuus tähendab ka lapsepõlve unistuste nagu täitmist, et kui sa väiksena tahtsid kellekski nagu saada ja sul oli mingi unistus, äkki sulle meeldis väiksena ka mingi spordiala või jalgpall või tennis või äkki sulle meeldis laulda väga või esineda, näiteks tahtsid saada näitlejaks, siis nüüd ükskõik kui vana või noor sa ka ei oleks, vanus on ainult number. Ja siis karikate kuus julgustab meid tegelema sellega. Maalida, joonistada, laulda, võtta see spordiala uuesti üles, võib-olla sul oli soov kellekski saada, nüüd on nagu aeg sellega nagu edasi liikuda, et ta on selles suhtes hästi nagu nostalgiline ja armas ka, ta räägib meie sisemisest lapsest ja lapsepõlvest ja unistustest. Nüüd on, et tagurpidis asendus, nüüd on nagu reaalselt võimalik ka seda teha, eks ole, et ta toob nagu selle unistuse reaalsuseks ja see on emotsionaalselt hästi õnnelik hetk alati meile. Siis meil on Sauade kuninganna siit tulemas järgi. Sauade kuninganna on ilus. Ja seega meil kõik nii mehed kui naised, kui sa seda videot vaatad, uus soeng, uued riided, lähme trenni, toitume paremini, tunneme ennast ilusalt, Sauade kuninganna on võrgutav ja seksikas ja ilus ja lahe ja särav. Inimestele ta jääb hästi silma, sa saad väga palju tähelepanu ja miks mitte ka nagu välimust uuendada, natuke poputada, hellitada ennast, eputada, ta on väga-väga hea kaart nagu selles suhtes on ju. Ja ka Sauade kuninganna räägibki nagu sellest enesearmastusest, enesehinnangust ja eneseväärtusest ja enesekindlusest. Ja need ilutoimingud tihti aitavad selle nagu kaasa ja siis meie eneseväärtus enda silmis ka nagu tõuseb ja siis me ei leppi enam mõttetute suhetega, me ei leppi enam mõttetu palgaga tööalaselt, me tahame endale nagu parimat reaalselt, on ju. Et ja kel on olnud olukordasid elus, kus sa olid nagu natuke tallamatt, et keegi inimene käitus sinuga korduvalt negatiivselt, see võib ka ülemus olla näiteks või töökaaslane või pereliige või partner näiteks paarisuhetes. Et on hästi nagu halvasti käitunud või negatiivselt öelnud ja sina muudku olid see nagu mõistav pool, et muudku nagu okei, et ma mõistan, et tal on ka ikka raske päev ja raske lapsepõlve bla 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 ja leidsime talle veel need kõik vabandused ka on ja siis ühel hetkel meil on nagu kõrini sellest vabanduste otsimisest, et nüüd me hakkame nagu kuidagi võib-olla ka vastu natukene, hakkame ei ütlema, hakkame piire seadma, sa ei käitu minuga nii, kui sa hästi ei käitu head aega, mine arene kuskil, me hakkame nagu vaata seda enesekindlust üles leidma sellest Sauade kuningannas ja selles kaardis me ka õpime lõpuks rusikaga lauale lööme, ütleme, tead, mulle nii ei sobi. Ma tahan midagi paremat ja etemat ja ägedamat ja tead, sa oledki sa seda kõike väärt. Ja Sauade kuninganna toob ka siis alternatiivselt veel edu karjääris ja loomingus. Et ta on väga selline äge ja tuline ja särtsakas ja võitleja hingega nagu kaart. Töös karjääris ta rohkem nagu liider või ta mõnikord nagu ennustab ameti kõrgendust, kõrgemale tõusmist, ta aga ennustab uut töökohta, paremat, ägedamat, huvitavamat kindlasti, põnevamat töökohta, kes nagu uut tööd otsib, müütitähs on kohe siin all, et müütitähs ennustabki, et raha tuleb uut moodi, et see on siis võib-olla uus töökoht, võib-olla avad mingi lisasissetuleku allika.
eks ole, ja Saude kuningannaga ta hästi käib kokku. Teine asi on läbi loomingu nagu äri tegemine või raha teenimine, kui sa oskadki laulda või maalida või näiteks meiki teha väga hästi või et nagu need iluteenused ja toimingud on hästi ka selle Saude kuningannaga seotud. Väga hea, hakka sellega raha teenima, mine sellega edasi. Võib-olla ka mingisugune nagu online pood või riiete pood või tead, Saude kuninganna rohkem siuke välimus on ja eputamine, müntidest on hea nagu selline kopikas, mis meile lisaks juurde tuleb, et siin on nagu mingisuguse lisaprojekti nagu tekkimist, mis võib ka nagu päris head raha meile sisse tuua ja see on seotud ka võib-olla esinemisega, sest Saude element on rohkem selline pläkutaja ja vaata mind ja vaata, mis ma oskan ja see on nagu väga äge talent, nagu sa oled väga huvitav, et see võib ka olla sotsmeedias näiteks, eks ole, teenid raha või et hakkad rohkem nagu enda oskuseid näitama. Ja siis meil on väljas maailm, mis teeb ka meid kuulsaks, et kes tegelevad nagu selliste valdkondadega, kus me peame rohkem olema teiste silme ees, rohkem tähelepanu saama, et näitama ennast, siis maailm nagu tähendab siis suurt kuulsust või tähelepanu ja ka laienemist. Alternatiivselt siis maailm tähendab ka suurt tööalast kordaminekut, et sa oled saavutamas nagu järgmist taset, et see on kaardipaki viimane kaart. Et sul lõpeb mingi vana tsükkel ka tööalaselt hästi nagu ära, osadele teist ka suhetes, et me ei lepi enam vähem, aga et me oleme tõesti tõusmas kõrgemale, aga natuke võib-olla uues suunas või uude valdkonda või uut asja hakkame tegema, kui me varem oleme teinud. Maailm tähendab ka välismaale kolimist, reisimist, rahvusvaheliselt töö tegemist või välismaal töötamist. Kes ennast seal ära tunneb, siis palju õnne, see on sinu märk, et sa oledki sinna suunas liikumas, kes tahab välismaale kolida või minna või reisida või siis nagu ka rahvusvaheliselt või kuidagi välismaal tööd teha. See on sinu kaart, see on sinu teema, et sa oledki neid õigeid samme astumas, see nädal ka sul tulevad uued ideed, pakkumised, et sa oled sinnapoole väga-väga ilusasti liikumas. Ja maailm on väga ilus kaart, ta on nagu selline, et midagi suurt sai nagu tehtud ja ka lõpetatud ja punkt pandud. See võib ka selline energeetiline kordaminek olla. Maailm on praeguse hetke nagu kaart. Ta on kevadine pööripäev, mis oli nüüd 20. märtsil meil, mis on just selja taha jäänud, selline pöördeline aeg, et kevadisel pööripäeval siis maailm lõpetas ja narr alustas. Maailm on kaardipaki viimane kaart, narr on kaardipaki esimene kaart. Ehk siis meil on alanud tegelikult uus tsükkel, me oleme juba nagu liikunud sellesse ja maailm on nagu selline saingi hakkama, tegingi ära, vaata, see on nagu suure tegelikult saavutuse ja ka edaspidi muutuse siis energia, aga väga nagu rõõmsas võtmes. See ei ole raske muutus, see ei ole ärevus, see ei ole mingi pinge, et issand jumal, ma pean nii palju tegema. Ei. See on just nimelt vabanemine, piiride kadumine, laienemine, tunne, et sa suudad siin elust kõike, tegelikult suudadki. See on nagu nii ilus kaart tegelikult, aga see nüüd tuleb suur aga, igal kaardil on omad plussid ja miinused. Uude tsüklisse minnes on see uus töökoht, uus elukoht, kolid välismaale, teed midagi uut enda elus. Me ei saa vana mõttetut energiat kaasa võtta. Mõnikord lähme sõbraga tülli, mõned tutvused sõbrad kaovad üldse meie elust ära, mõnikord peabki töölt kuskilt ära tulema selleks, et kuidagi uus suund endale leida. Siin on nagu selliseid, see ei ole äkiline muutus ja paljudel teist on juba selja taga. Aga midagi peab maha jääma ja kaduma ja purunema selleks, et me nagu kergema jalaga saaks nagu edasi astuda. Et me ei võtaks mingit vana jama ja mingi vanu õppetunde, me ei saa uude energiasse võtta, see võnkesagedus ei klapi oma vahel. Siis meil on ka karikate 2, see on armastuse kaart, nüüd tuleb hoopis uus teema. Karikate 2 on romantika ja armastus, et vallalised, kui sinu ellu keegi tuleb ja su välja nagu kutsub kellegile, sa kindlasti oled siin silma juba jäänud või jääd, siis karikate 2 tähendab, et teis on midagi väga sarnast. Ta on nii nunnu ja pehme ja harmooniline ja emotsionaalne ja tore ja ta on nagu siuke nagu nunnukene suhe, ta on ka hingesugulaste kaart ja ta tähendab, et meis on midagi nagu sarnast, kas meie nimed on sarnased või väiksena käisime samas lasteaias või koolis või et meil oli sama nimega lemmikloom või midagi on hästi nagu siuke haakuvat või harmoonilist ja sarnast meis, et selle järgi sa tunned ära, kes on suhtes, et karikate 2 tähendab ka nagu võrdsust ja harmooniat, teineteise nagu toetamist ja hästi sellist suurt nagu hellust ja armastust, et kui on olnud tülid või et ebastabiilsust või et nagu sellist dissonantsi ja et meie harmoonia on kadunud, siis karikate 2 me saame enda asjad uuesti nagu jonksu, et armastus on ikkagi siin nagu olemas ja me nagu mõlemad valame
ennast nagu teineteisesse, et ta on emotsionaalselt hästi võrdne ja avatud nagu kaart. Kes võib-olla tahab äri teha, siis karikate 2 tähendab ka nagu et sõbraga või et sõbrannaga nagu koos äri alustamist, kuna meil on ka see mõõkatass ja maailm ja saude kuninganna, et sellised hingesugulased, kes loovad koos nagu midagi, et siis peate ka hästi nagu sarnaselt mõtlema, siis te loote ka nagu sellist harmoonilist ettevõtet või et uut projekti. Saude 8 tagurpidi. Kord on igav, siis on lahe, kord on igav, siis on lahe. Paraku see niimoodi lähebki, et mõnikord meil elus on perioodid, kus nagu kõik seisab paigal ja mitte midagi ei suju ja issand jumal, ma juba ootan seda vastust ja miks seda ei tule. Ja pikalt nagu paanitseme, et äkki ei tulegi ja siis ühel hetkel juhtub 100 asja korraga. Ja Saude 8 ongi nagu selline kaart, kui ta on sul siin täna tagurpidi, see tähendab seda, see on vaikus enne tormi, heas mõttes. Puhka ennast välja, maga ennast välja, sest sul hakkab kohe huvitavaks minema. Saude 8 on reisimine, Saude 8 on ägedad üritused, peod, uued tutvused meie elus, toredad pakkumised, ettevõtmised. Elu muutub väga kirjuks, ta on nagu kirju selline liblikas kirjul lilleaasal, kes iga õie peale lendab, eks ole, ta on hästi nagu tore kaart, seiklusimuline kaart ja kui ta on tagurpidi, siis ta ütleb, et sul need seiklused kohe hakkavad, aga enne puhka ennast välja, lae akud täis ja tõmba lahtised otsad ka võib-olla selles maailmas kokku, sest nüüd hakkab uut asja nagu sinu ellu tulema. Ja müntide asja, müntide 10 lisakaartidena koos, nad tõesti nagu paiskusid kaardipakist välja, kui ma neid segasin. Et need on mõlemad seotud siis tööga, karjääriga, müntidest tähendab uue ukse avanemist, uut moodi hakkab raha sinu ellu tulema ja müntide 10 tähendab, et seda raha tuleb veel 10 aastat, eks ole, et see on nagu dekaad, see on nagu elu lõpuni on raha, see on ka jõukas pension, et sa oled praegu häid otsuseid tegemas. Alternatiivselt müntide 10 on ka kinnisvarakaart, müntide S on ka ostukaart, et uus kodu, üürid või ostad nagu uue kodu või et uue kodu hõngu ja ka energiat on siin väga tugevalt nagu väljas, et võib-olla sa ise nagu mõtled, et ei, et mulle meeldib mu kodu, aga samas vaikselt hakkab nagu mingi kripeldus tekkima, või et sa mõtled, et ma ei viitsi kolida, mul on tegelikult siin hea, aga mingi kripeldus nagu ütleb sulle, et ei, tead, ma vist tahan nagu midagi uut, et see hakkab võib-olla vaikselt tekkima. Ja müntide 10 on ka suhte tekkimine vallalistele, et sinu ellu tuleb keegi, kellega me müntide ässas olema enne nagu sõbrad või tuttavad või koolikaaslased või töökaaslased või trennikaaslased, et meil on nagu mingi muu nagu selline platooniline tasand ja siis müntide 10 on see abielu ja lapsed ja kuidagi kodu ja elu lõpuni koos ja hästi selline pühenduv nagu kaart, et see inimene, kes su ellu tuleb, ta on mitte ainult karikate 2 veel ka siis emotsionaalselt väga avatud ja küps inimene, vaid ka valmis nagu ennast nagu pikaks ajaks nagu elu lõpuni siis ära siduma ja kes on suhtes, müntide 10 ennustabki kihlust, abielu, uut kodu ja ka perelisa saamist ja laste sündi, et müntide asja, müntide 10 tähendab, et te liigute nagu sammu võrra edasi või et ka see suund on väga hea ja turvaline, et kui sul on hiljuti nagu löönud kõikuma midagi, et sa mõtled, et äkki nüüd midagi juhtub, et meil on mingid tülid, siis tegelikult müntide 10 teeb asja väga nagu pühendunuks ja stabiilseks jälle nagu tagasi, et me saame enda jalad uuesti alla tagasi, aga võib-olla müntide ässas oligi vajalik, et see nagu ebakõla tekiks, et me saaksime nagu uut moodi selle asja nagu üles ehitada, uut moodi suhtlema oma vahel, uus mingi päevaplaan, et midagi pidigi muutuma, sest ässad ju avavad alati nagu uue ukse ja sul on ässasid täna nagu 2 tükki ka väljas, mõõgad äss ja müntide äss. Mõõgad mündid, see on rohkem nagu äri asja ajamine, uued ideed, uued töökohad, et selline praktilisemad kaardid, eks ole, ja kindlasti ässad mingisuguseid ka rõõmusõnumeid meile nagu toovad, mis südame väga õnnelikuks teevad. Vot niimoodi tähemärkidest meil on väljas ainult üks ja see on Saude kuninganna. See on naissoost tulemärgid, jäär, lõvi, hambur, ehk siis need tähemärgid võivad sinu elus sellel nädalal siis suurt rolli mängida. Suur aitäh sulle siis vaatamas nädala energiat. Me lähme kohe mängu juurde, enne veel ma tahan sind kindlasti tänada, et sa siin oled, et sa seda videot vaatad. Aitäh sulle, kui sa oled ka kommentaarides andnud märku, kui midagi hästi meeldis või siis oled ka videole pannud siis like'i. Suur tänu ka kõigile, kes on tiiutarot.ee kodulehte külastanud ja seal ka erinevaid videoid vaadanud. Meie lähme siit nüüd edasi mängu juurde. Tere tulemast tagasi, mängime mängu. Selles mängus saad siis vastused 3 küsimusele, milline tähemärk on sinu jaoks sellel nädalal tähtis, milline nädalapäev on sinu jaoks sellel nädalal tähtis ja jah või ei küsimustele ka siis vastused saab ja mäng siis käib niimoodi, et valid siin laual olevast 7 kivikesest välja ühe või siis ka mitu, mina segan need ära ja lasen nendel kõigi siia langeda. Iga kivi annab vastuse siis kõigile 3 küsimusele. Kividest on meil see nädal valida siis helesinine kivikene, kollane kivikene,
lilla kivikene, siis selline halli säbruline kivikene, pruuni beeži siis laiguline kivikene, selline roheline kivikene ja valge, tal on siuke hele roosa läige, aga siuke valge kivikene ja kui sul läheb rohkem aega valiku sooritamisega, soovitan alati video panna pausile, saad rahulikult ära otsustada ja edasi vaadata. Mina hakkan nüüd neid kive segama ja vaatame, mis on vastused meie küsimustele. Nii, okei, üks juba lendas. Alustame siis siit, mis lendas. Meil on siis pruuni beeži laiguline kivikene, tähemärk kaksikud, nädalapäev, esmaspäev, teisipäev. Vastus on vali uus suund või keskendu millelegi muule. Kollane kivikene, tähemärk kaksikud, nädalapäev, esmaspäev, teisipäev. Vastus on vali uus suund, keskendu millelegi muule. Halli säbruline kivikene, tähemärk vähk ja lõvi, nädalapäev, teisipäev, kolmapäev. Vastus on kahjuks ei. Lilla kivikene, tähemärgid skorpion, hambur, nädalapäev, reede, vastus on vali uus suund või keskendu millelegi muule. Siis roheline kivikene, tähemärgid skorpion, hambur, nädalapäev, reede, vastus on vali uus suund või keskendu millelegi muule. Valge kivikene roosaläikega, valge kivikene, tähemärgid veevala ja kalad, nädalapäev, laupäev, pühapäev, vastus on võib-olla. Ja helesinine kivikene, tähemärgid jäär ja sõnn, nädalapäev, esmaspäev ja vastus on jah. Vot niimoodi, kalliksed armsakesed, seis oli teie nädal. Ma loodan, et tuleb hästi vinge, tore, mõnus, imeline, vahva, üliäge nädal. Ma loodan, et kõik teie soovid ja unistused täituvad. Suur aitäh teile seda videot vaatamast, kuulamast ja kohtume juba sinuga järgmises videos. Tšau!